kõigile, siin Martin ning oleme täna Lasnamäe üldgümnaasiumis just sellepärast, et Nokia Music Lessonsi libabändi konkurss on täies hoos ning meil on üks libabänd, kes on eriti äge ja sellepärast me tulime just siia kooli, et ta on üks äge loeng. Kõigepealt tahaks teha tutvust, et nagu mina aru saan, siis teie bändi nimi on Lack of Beans. Kus see idee tuli? Tegelikult nägime ühte reklaami ja siis tegelikult me juba enne tahtsime kunagi bändi juba teha niimoodi. Mõtlesime, ostame trummid, sinna mängid seda ja siis tuli see konkurss tuli õigel ajal, nägime reklaami ja siis otsustame, et peaks osa võtma. Mis on Lack of Beansi siis järgmine samm? Nii, muusikavideo teeme, siis tuleb üks uus lugu, siis sellele peaks tulema muusikavideo ja kindlasti midagi uut plakatit teeme ka ära. Ja loodetavasti saab kleepsud ka tehtud. Kuna me teie järgmist hitti näiteks mõnes raadios saaksime kuulda? Kuna te järgmist hitti sisse laulate? No järgmine kuu arvatavasti laulame sisse ja siis kui me sinna kohalale saame, mis see Nokia on, seal teeme endale promo korraliku ja seal keegi ikka märkab meid ja seal me saame ikka korralikult tutvuse osaliseks. Selge, aga igatahes suur tänu teile. Nagu nägite, tänane libabänd on Lack of Beans ning teile kõigile tuletan meelde, et ikka veel te saate teha ka libabändi ja siis me võime tulla teie kooli vabalt ja rääkida mõnel eriti lahedal teemal muusikaloengu ja siis jaanuari keskpaigas toimub suur Nokia Music Lessonsi selline gala, kus siis kõik libabändid on justkui päris bändid. Wow. Nii oleme siin Lasnamäe üldgümnaasiumis ning tänaseks Nokia Music Lessonsi teemaks oli Stardust ehk siis tähesära. Mis on nagu teil selle bändi tegemise juures olnud nagu kõige raskem? Mis on siin tähesära juures, ma mõtlen just selle kuulsuse? Tähesära puhul kindlasti, eks ju, ei saaks väita, et nüüd see meedia tihtilugu mõtleb eks ju välja igasuguseid jamasid ja kuulujutte, et ilmselt see ongi üks ebameeldivamaid aspekte. Ja nagu Nokia Music Lessons juba ütleb, siis me käime erinevates koolides ja valgustame noori mingil määral muusikateadmistega ja tänaseks muusikateadlaseks on MTV muusikateadlane Ingrid Kohtla. Tere Ingrid! Tere Martin! Mis see Stardust tähendab? Kui sa paned staari ja tasti kokku ja sõnaga täht ja tolm kõrku, siis tuleb välja tähetolm. Kui sa endale pähe riputad, siis sa põhimõtteliselt staar. Kes veel libabändi on tegemas, et mis on selle libabändi tegemise juures, mis sa arvad kõige tähtsam? Kõige tähtsam on see, et selle libabändi koosseisul peaks olema keegi väga hea PR-võimetega inimene. Sest ütleme niimoodi, et mitte keegi ei pea siin oskama nagu mingeid piki gitarri soolosid mängida või isegi ütleme, et omada nagu põhjatuid teadmisi muusika ajaloost. Et põhjus on see, et sa leiad need õiged asjad üles ja kleebid need õigesti kokku. Põhimõtteliselt ei saa mitte mingit libabändi üldse enne teha, kui sa ei ole läinud veebisaidile. Nokia.ee/muusika ja seal on, nagu ma aru saan, on ka kogu info üleval, nii et minge ja tšekkige seda ja tehke oma libabänd ning juba 11. jaanuaril võite olla suurel galal justki nagu, ollagi nagu päris tähetolmu osa. Thank you!